Nii, Tartu Velko poolt Miikal Roos, täna siis valus 2-0 kaotus. Mis täna selle mängu siis murdepunkti võti oli? Niimoodi ei oska öelda, aga ilmselt üks punt jäi ära, oma võimalused ja teine ei löönud. Ülemäära palju ei olnud kummalgi selles suhtes, et ma arvan, oleks me esimene poolega löönud ise ära seal paar tükki, siis oleks võib-olla teistsugune see mäng on täitsa. Harju nüüd käristas selle vahe natuke suureks juba, 10 mängu on mängitud, ütleks siis 7 punkte vahe, kui ma nüüd ei eksi. Et ma arvan, et plaan on ikkagi Harjule siin hooaja lõpuni seda trammi peale panna, et järgmine mäng Paide U21-ga. Nemad tegid päris suure võidu nende vastu, et kas lähete ka samade mõtetega peale, et võiks Paide nüüd maa alla taguda siin Tartus? Kindlasti kodus tahaks ju alati võita ja ega ei taha lasta sellel Harjul siin nüüd päris jalutuskäiguks minna, et ikkagi püsime kannul ja mängime nii hästi kui võimalik. Päris palju rahvast ka täna, üle 200, ütleb ligi 300. Et kui palju see annab mängijatele ikkagi jõudu juurde, kui sul siuke korralik, ütleme, Eesti meestes möll on platsi kõrval? See on väga äge, ma arvan, et väga paljudel Eesti klubidel polegi sellist asja, et selle nimel tasub tulla ja tasub mängida hingestatult, see on väga äge. Olgu, aga aitäh!